Tere päevast, hea rahvas, tere õhtust, tere hommikust, kes, mis aja ja mis moel meid vaatab. Rõõm on teid taas kohata foorumis, kus meil on vähe aega, üks küsimus, päevakajaline ja loomulikult üks erakordselt huvitav saatekülaline, kelleks täna siis on meil taas Kert Kingo, tänu kellele meie fraktsioon on saanud väga palju häid soovituse nõuandeid, mis just juriidilisi küsimusi puudutavad. Aga see küsimus, mis meil täna arutluse alla tuleb, on see, mis on homme meil Riigikogu päevakorras ja kannab numbrit 597 ja mis räägib perekonnaseisutoimingute seaduse muutmisest. Ja ennem kui me arutelu juurde saame minna, ma lükkan selle asja käima, sest et teadaolevalt meil on aega natukene nii kaua, kuni see liiv on maha jooksnud. Ja nii kaua siis saab Kert abistada mind ja meid kõiki selle probleemi arusaamisest. Tere, Kert! Tere ja tere kõigile vaatajatele. Alustan küsimusest sellest, et põhimõtteliselt iseenesest perekonnaseisu toimingud on meie jaoks suhteliselt lihtsalt arusaadavad. Mees ja naine otsustavad abielluda, nad lähevad saksi või siis perekonnaseisu aktide büroosse ja teevad oma toimingud seal ära siis ametnik, vist on õige öelda, ametniku juuresolekul ja kõik asjad on nii üsna tavapärased või siis kirikus. Ja muideks meil on ka rahvusvahelise õiguse kohaselt on meil niimoodi, et perekonnaseisu toimingutes saab teha ka laeva peal kapten või lennukis, ka vist on kapten. See on eritingimustes, aga üldiselt ta nii on. Aga nüüd meil on homme on päevakorras seadus, millega siis seda korda hakatakse muutma ja hakatakse muutma sellisel moel, et enam ei pea inimene kohale minema, vaid ta võib teha seda kaugelt, arvutist vist ja muud taolised võimalused. Et ole hea, anna oma kommentaar sellele ja mis mulje sul on ja kuidas me peaksime sellesse eelnõusse siis suhtuma? Ma täpsustaksin, et nüüd see uus plaan, mis on see, et oma tahteavaldust ehk siis tahet abielluda, see esmane avaldus selleks esitada tahetakse nüüd teha, et elektrooniliselt saaks seda teha. Ehk siis on totaalne digitaliseerimine ja sellega seoses võetakse muidugi ära see ilus ja elev hetk, kui kaks inimest koos lähevad perekonnaseisu ametisse, et siis esitada see avaldus, valida sobib kuupäev, ehk siis vähendatakse minu hinnangul ja ma arvan terve meie erakonna hinnangul selle abielu väärtust ja seda olulisust. Ma saan aru, et need patsigapoisid, IT-inimesed, nende jaoks on põnev kõik võimalikke asju teha digitaalseks, just nimelt põnev. Ega nad ju päris elus ei mõtle, kuidas see asi hakkab välja nägema. Ja arvangi, et see on puhtalt põnevuse pinnalt selline uus lahendus tehtud, aga see eluliselt annab väga palju esiteks rikkumise võimalusi, sahkerdamise võimalusi ja tõesti hävitab seda abielu pühasust. Ma selle paralleelina tooksin, et selle valguses tundub isegi Las Vegases see kiirkorras abiellumine natukene rohkem päris, sest seal on ikkagi kaks inimest päriselt koos, saavad näiteks käest kinni hoida, nad näevad teineteist ja koos lähevad seda oma tahet siis väljendama, et see on ikka nagu päris elu. Aga nüüd on siis selline olukord plaanis teha, et kuskilt kellegi ID-kaart, selle kaudu logitakse süsteemi sisse, ei tea, kes see täpselt on. Meie ju IT-riigi probleem on see, et kõik need digilahendused on tehtud niimoodi, et nimetatakse turvaliseks keskkonnaks. Turvaline keskkond võib olla see lahendus, aga see on meil endiselt ju lahendamata, et oleks kontrollitav, et see, kes sisse, kelle nimeline ID-kaart sisse logitakse, et see isik oleks see sama. Jah, vaata, siin ongi see, et Kert viitas väga õigele probleemkäsitlusele, mis sellega on. Esimene probleem on see, et loomulikult selle asja nii-öelda moraalne vaimne külg, et see riivab teatud pühasutunnet, see on üks küsimus. Teine asi on see väärtuskonflikt ju tervikuna. Kui meie ühiskonnas oleks kaks asja garanteeritud, esiteks absoluutselt selle digitaliseerimise turvalisust, see on üks küsimus, ja kui meil oleks ja kui meie ühiskonnas ei oleks probleemi väärtuskonfliktiga, siis võiks seda asja vaadata. Aga nüüd olukorras, kus meil on tõsine konflikt, meil on läinud vaidluseks isegi sellel teemal, kes on mees, kes on naine,
Meil ei ole garanteeritud ID-kaartidega seotud turvalisust. No valimistega me teame väga hästi, mis on toimunud valimistega, kus seal mingil õhtul kell 9 või kell 10 seal 1000 inimest hääletavad korraga. Siis selles situatsioonis minna sellelaadsele süsteemi ümberkorraldamisele, see tekitab väga tõsiseid kõhklusi. Aga mis sa arvad, et mis võib olla selle tegelik põhjus? Ärme räägime nüüd juriidilisest põhjusest, miks seda tahetakse teha, sest kui me seletuskirja vaatame, seletuskirja on ikka nii ilus roosa ja rõõsa ja karvane. Aga mis võib olla selle tegelik ma usun, üsna tõenäoline ikka see suur LGBTQ liikumise toetamine. Rakendusaktid on vastuvõetamata, kooseluseaduse rakendusaktid ja siis läbi erinevate seaduste siis üritatakse neid võimalusi seadustada meil. Me teame, et ju on võimalik küll jah, mitte soomuutust nii kergelt teha ja isikukoodi vahetada, aga nime on võimalik vahetada. Ja see tähendab seda, et Mallest saab Kalle ja kui need siis Malle ja Kalle nimi on ju teine, logivad sisse ID-kaardiga, siis ongi nagu mehe ja naise vaheline abielutahe justkui, soovivad abielluda ja me täna veel teame, et see sama Malle nüüd teeb enda välimusega Kallele sarnaseks, et kui nad siis nüüd lähevad päriselt ka reaalselt füüsiliselt kohale abielluma, õnneks seda veel ei saa interneti teel teha. Ega siis aru ei saagi. No ja, aga vaata, siin ongi see, et meil käib selle koerasaba raiumine jupi kaupa. Ja kui me mäletame, et 2015. aastal oli ju see olukord, kui Ossinovski ja Tsahkna tahtsid teha soo muutmise võimalikult kergeks, ehk siis oli 2 korda aastas või oli see rohkem, kui inimene sai sugu vabalt muuta, siis ega ju tegelikult see mõte pole maha maetud. Et kõigepealt paneme selle paika, et inimesed saaksid ID-kaardiga minna sisse ja ennast nüüd ära abiellutada, aga samal ajal teha seda, et Malle võiks ma ei tea, Üllega abielluda, selle saavutamine ongi lihtsalt niimoodi, et järgmine sammuga tehakse siis järgmine liigutus, et see soovahetus on väga kerge. Muideks veel 2019 või 19 pigem isegi, ja ei ole päris kindel, on ministeeriumite laua peal siiamaani on eelnõu, millega tahetakse oluliselt kergendada soovahetuse protsessi kui sellist. Et kui praegu on see mitmeastmeline, ehk siis kõigepealt peaks inimene justkui minema komisjoni ette ja psühhiaatrite juurde näitama, et ta oleks just ka nagu normaalne, et tal on tõesti kehaline vajadus ennast muuta teise soo peale, siis praegusel hetkel ikkagi ministeeriumis on laua peal eelnõu, millega seda tahetakse oluliselt kergendada, et ei pea isegi mitu korda käima, ühe ainsa liigutusega tehakse ära ja siis vajadusel siis saaks kogu selle meie abielu käsitluse veel topeltringiga tuksi kirjata. Et siuke oht on olemas. Ja see sama nüüd digitaalselt see abiellumise avalduse esitamine on üks samm, et selle lähemale jõuda ja see soo muutmine nüüd väga huvitavalt sõnastus on seaduses, seda ühte sätet taheti rahvatervishoiu seadusesse panna sisse, on sooline ebakõla. Selline termin, sooline ebakõla. Ja just nimelt, et see ongi see üks etapp, mille kaudu nüüd siis sisuliselt on võimalik samasoolistel abielu sõlmida. Ja pärast meil ei ole alust, et seda tunnistada kehtetuks. Ja nad teed juppale ära. Ja vaata, siin ongi see rahva eksitamine ja läbi erinevate põnevate, jutuvärks põnevate väljenduse. Meil ei ole ju enam sugu. See on ka paha sõna. See on nii nagu vaata hundist ei tohi rääkida, sa pead rääkima LGBT-st. Ja et nagu hundi asemel pidid susi ütlema, siis nüüd pead ütlema ka ütleme lesbi asemel ja homo asemel pead ütlema LGBT plus Q või mis seal oli, eks ju. Samuti enam meil ei ole meil soov, meil ei ole enam mees ega naissugu, meil on genderlus. Ja meil on genderid. Binaarsus on, binaarsus ja siis 565 palju neid sugusid oli. Aga kui me nüüd arutame, et homme nüüd ta tuleb meile lugemisele, me ju teame kõik, tegelikult meil on mis, meil on akna taga paistmas demokraatia päike, valimiste päike hakkab meil siin Toompea aknas sisse paistma, Toompea müüride alla kogunevad erinevad parteilised ja parteikesed, et vallutada seda mäge siin ära, aga samal ajal tehakse viimaseid pingutusi siin ka Toompeal, et nii-öelda oma enda olemasolu õigustada ja siit see tuleb see parlamendi aritmeetika, et millised on sinu uskumusi, et kuidas me selle eelnõuga või kuhu me homme selle eelnõuga jõuame?
No tõenäoliselt ikka seda enamus ikkagi toetavad, meil on praegust liberaalne valitsus põhimõtteliselt. Isamaa ju on lihtsalt koalitsioonis ja ega ta ei hakka ju teistmoodi hääletama, see on selge. Aga meie ikkagi endiselt seisame ju konservatiivsete väärtuste eest ja nad võivad ju selle seaduse muudatuse nüüd ilusti sisse saada hääletada. Aga varsti peale valimisi on võimalik, et meil tekib see hetk, kui meie oleme valitsuses, me saame selle regulatsiooni tühistada ja kõige häbematum on see, et nad ilusti seda tegelikku kavatsust ümbritsevad selle vahuga, et me oleme IT-riik, rahvast olitatakse ära, sest nii mõnigi noor mõtleb, et väga hea, ma ei peagi kohale minema, et ma saan nüüd arvuti teel kõike ära teha. No niimoodi ei tohiks elu olulistesse sündmustesse esiteks suhtuda ja see on see väline pind. Aga sisemis ongi just see, mis me rääkisime siin, pluss veel siin on muud, mis võivad ka kuritegevusele hiljem viia ja koosseisu lausa anda välja, kuidas seda toimingut saab niimoodi ära kasutada, kus sunnitakse siis, ja see on ka meil Eestis juba olemas, kus sunnitakse inimesi abielluma teise inimesega, kes ei ole võib-olla tema enda valik. Väga lihtne on seda teha, kui esiteks tahteavalduse saad ID-kaardiga ilusti teha, ütleme sisse anda ja küll pärast on siis võimalus sundida teda ka kohale minema, need meetode leitakse ja siis ei ole võimalik tuvastada, kas oli tema tegelik tahe, kas teda sunniti sellest või survestati, nii tehakse, äri on äri, on ka inimeste suhetes on äri. See on sul õigus ja Sotsiaalministeeriumi juures on loodud see komisjon, mis peab seda mehe ja naise dilemmat inimeses lahendama, juhul kes on. Ja ka selle komisjoni esimees on öelnud ja viidanud sellele, et need ohud kuritegevusele või ütleme selle kiire soovahetuse ebakohasele kasutamisele on täiesti reaalselt ka olemas. Lisaks on veel see teine huvitav asi, et ta on viitab muidugi, mis on öeldud, on see, et kuidas inimene võib vastavalt oma tujule. Jah, sisuliselt tujule võtta ette ja ka selle komisjoni nii-öelda ära petta, eriti veel sellises olukorras, kus asi kergemaks tahetakse teha. Aga nüüd küsimus on veel selles, et kui nüüd füüsiliselt hakata võtma või praktiliselt hakkama võtma seda küsimust, et kui nüüd inimene soovib tõesti abielluda interneti vahendusel, praegu oli niimoodi, et inimesed teevad kõigepealt avalduse, nad lähevad koha peale, siis on neil mõtlemisaeg, nad ei saa teha seda sekkundi minuti pealt. Venemaal on küll ta praegu niimoodi, kes sõtta lähevad Ukrainasse, neil lubatakse praktiliselt kohe kõik toimingud ära teha, et kui meie läheb sõtta, siis on aru saada, et kui ta tuleb seal 10 päeva pärast kirstust tagasi. Nad lähevad kahekesi koos füüsiliselt. Jah, nad lähevad 8,5 koos füüsiliselt. Ja muidugi vaata Venemaaga on veel see asi ka, et Venemaal on see suhtumine sellesse niinimetatud genderlusse hästi konservatiivne. Ja muidugi see on ka teine asi, mida meil ette heidetakse, et me oleme just nagu Vene, kuidas öelda, pudilased sellepärast, et ka meie suhtume sellesse konservatiivselt, aga siit oleks rõhutada ikkagi seda, et kui ka meie vastaspool, meie poliitiline vastane, võib-olla ka moraalne vastane, kui tema ütleb, et 2 + 2 on 4, siis ometigi me ju sellepärast ei ütle, et 2 + 2 on 5, et ta on meie vastane. Ma nüüd püstitaksin ühe sihukese teema, et kui meil nüüd seesama liberaalne seltskond väidab, et sugusid pole olemas, siis minul tekib küll küsimus, et kellena siis seda ilma soota inimest käsitletakse, sest et nad ise ütlevad, et ta võib olla niimoodi, et hetkel olema mees, tunni aja pärast ma tunnen ennast naisena ja 2 tunni pärast uuesti mehena, siis on kohe juriidiliselt saab vaidlusküsimus, kellena ta sel hetkel esitas selle avalduse, et kellele ta sel hetkel tundis, potentsiaalne kohtuvaidlus on tulemas. Ja hea püstitus sul teemal, sest et kui me paneme teistpidi, oletame nüüd, et mees ja naine elektrooniliselt ennast ära abiellutavad, olles hetkel mees, olles hetkel naine, aga ütleme aasta pärast üksteist muudab sugu. Mis siis sellest abielust saab? Sellepärast, et abielu on meil vastavalt perekonnaseadusele lubatud mehe ja naise vahel ja nüüd üks äkki osutub olema, mõtleb ümber ja leiab, et ta on ka naine või tema on ka mees või äkki see on hoopis võimalus. See ongi eesmärk. See ongi eesmärk tõenäoliselt, mida selles uhkes eduka digiriigi valguses tehakse, sest ma ütlen, ei ole alust ju tühistada. Meil ei ole sellist alusdokumenti, kehtetuks tunnistada seda. Et põhimõtteliselt lähtudes nüüd õiguspraktikast on niimoodi, et kui mees ja naine abielluvad digitaalselt ja siis üksteist muudab soo ära ja siis selgub, et mõlemad on mehed või mõlemad on naised, siis just nagu formaalselt.
et siis see abielu jääbki kehtima. ja siis ongi meil juba Eestis samasooliste abielud. Ja siis juba ma arvan, et tehakse uus kohtupraktika, kuna meil juba nagunii on, siis me peaksime selleks, et ei oleks diskrimineerimist, seadusesse ka sisse viima ja ongi siis see saavutatud, mis oli kogu kooseluseaduse mõte. No vot, sinna me siis jõudsime, hea rahvas. Ja nüüd, kuidas meil on see liiv maha voolanud, siis meie peame saate lõpetama. Mina saan omalt poolt ja teie kõikide poolt loomulikult tänada Kerti ja loodame, et me kohtume tulevikus jälle. Tänan kutsumast sind. Aitäh!